No nii, tere päeva siis kõigile Eestimaale, tervitused siit Taist. Tekkis täna sihuke põnev mõte siit Taist teha webinar teemal siis otsemüük, millel on väga palju erinevaid nimesid, kes ütleb otsemüük, kes ütleb võrgturundus, kes ütleb MLM, kes ütleb soovitusturundus, et rääkida sellest täna otse omadega, olles ise täna 15 aastat olnud otsemüügi sees, kuulnud, näinud väga palju erinevat, kogenud ise väga palju erinevaid kogemusi. Ma näen, et ümberringi on täna kümneid tuhandeid ettevõtteid, kes püüavad siis kuidagi oma tooteid, ideoloogiaid siis inimesteni viia. On olemas väga palju ägedaid ettevõtteid, kus inimestel on võimalik teha seda meeldiva hobina. On olemas kahjuks ka väga palju nii-öelda siis ettevõtteid, kus on oht sattuda hoopis pettuse või nii-öelda siis skämmi ohvriks rahvakeelis või siis püramiidi nii-öelda ohvriks. Nendel ettevõtetel kahjuks väga pikka tegevust tavaliselt ei ole, aga see võib olla ka väga suur ja miks mitte miljoni-eurone business opportunity hoopis. Mis neid siis üksteisest eristab, neid teemasid ma täna läbi tahangi käia. Kui kellelgi tekib nüüd webinari käigus mingeid küsimusi, siis võite julgelt siia chati oma küsimused kirja panna. Püüan ka lõpus siis vastata neile. Esitan ka teile lõpus seal küsimuse ja õigesti vastajate vahel panen siis loosi ka põneva nii-öelda siis ühe toote. Aga kui minna asja juurde, siis miks see on niimoodi, et väga paljud inimesed jõuavad ühel hetkel selle otsemüügi maailmasse ja ma arvan, et see üks põhipõhjusid on see, et tegelikult inimesed otsivad sihukest nagu võimalust lüüa läbi ja väga paljud inimesed, kes on võib-olla proovinud siis kas tavaettevõtlust, on proovinud palgatööd, siis me tihtilugu näeme nagu seda, et me nagu töötame meeletult, me rabeleme ennast puru, aga tihtilugu on ikkagi kuu lõpuks on meil taskud tühjad, ei saa sihukest emotsionaalset tagasisidet sealt võib-olla ja pikas perspektiivis, kas me näeme ennast tegemas järgmised 30, 40, 50 aastat sama tegevust, mida me täna teeme ja kahjuks me näeme, et selles väga palju potentsiaali kasvada ei ole. Kui me aga tuleme nüüd selle teema juurde, siis otsemüük, võrgturundus, otse ja omadega, kas meeldib hoopis skämm või püramiid, nii nagu ma rääkisin, või hoopis miljoni-eurone business opportunity, siis mida me selles näeme või mis on need nagu need nii-öelda legendid või müüdid või tõed, mis siin käivad, käime need täna mõned läbi. Teiseks, kuidas eristada legitiimset ehk siis seaduslikku businessit püramiidskeemist, need punktid käime täna läbi. Kolmandaks, mis see otsemüük võrgturundus tegelikult on, kuidas see töötab ja kas või kuidas võiks olla tõeline ärivõimalus. Me täna näeme seda, et maailm tegelikult muutub kiiremini kui kunagi varem. Erinevad sotsiaalmeediad võimaldavad inimestel olla kontaktis rohkem kui kunagi varem. Kui vanasti oli niimoodi, et tahtsin sõbraga minna sporti tegema, kui ma olin laps, ma pidin tal ukse taha minema, kella laskma või koputama, siis täna põhimõtteliselt on enamus kontaktid meil kõik ühe kliki kaugusel sisuliselt läbi sotsiaalmeedia, kes siis lihtsalt mis nii-öelda kanaleid nagu kasutab. Aga ühe võib-olla selle suurimad müüdid või tõed, mis siin on nagu see, et tihtilugu arvatakse, et otsemüük võib olla sihuke business, kus sa jääd justkui sõpradest ilma, kui sa hakkad seda tegema, või teenivad rahad need, kes siis on äris kõige varem olnud ja nii edasi, et need teemad ma siis täna tegelikult ka kõik läbi käin ja eks te igaüks saate siis pärast otsustada ja ma loodan, et teie sihuke nagu nägemus või arusaamine otsemüügist muutub heas mõttes nagu natuke võib-olla teistsuguseks, kui te olete seda siia tänaseni võib-olla siis kogenud. Ja miks see on, et inimesed otsemüüki ikkagi proovivad? On see sama, et väga paljud inimesed tunduvad, et nad on läbi põlenud või nad ei näe nagu sellel, ütleme, tulevikul sihukest sära enam, et kui me läksime midagi kirest õppima, lootsime midagi ära teha või siis me oleme oma mingid businessid proovinud pusida ja me oleme kogu nende probleemide laviini all nagu üksinda ja need esmaspäevad on alati siuksed päevad, kus me nagu suure ohkega alustame seda ja mõtleme, et ma pean nüüd 5-6 päeva vastu pidama, et ma saaksin siis minna nädalavahetust pidama koos siis sõpradega, võtta korraks nii-öelda juhe seinast välja ja nautida, et tegelikult täpselt sama oli minul ka. 2001 ma ülikooli lõpetasin, palgatööle läksin, tegelikult 2001 ma juba alustasin ka FIE-na, kui me hakkasime oma hobusetalli businessit ehitama, olingi 7 kuud FIE ja sain aru, et selle 3 hobuse ja vana taluga ma nagu suurt businessit üles ei suuda kohe ehitada ja FIE olin edasi, aga läksin ka palgatööle tagasi
ja rabelesin järgmised 6 aastat veel palgatööd, kuni siis aastal 2007 ma otsustasin palgatöölt ära tulla, võtsime naisega suured laenud, hakkasime tollel ajal ehitamas Eesti ühte kaasaegsemat hobushotelli kompleksi, mis võiks öelda, et aastaks 2010 oli meid täiesti puru tõmmanud. Aega ei olnud, rahaga oli nii nagu oli, tall oli äge, inimesed nägid justkui, et sul läheb märu hästi, aga tegelikkus oli tihtilugu midagi muud, unetu tööd, tuksis tervis ja täiesti null, sihuke emotsionaalne laeng nagu puudus endal. Ja nii see nii-öelda otsemüük meie juurde tuli, sest me ühel hetkel hakkasime uuesti mõtlema enda nagu eesmärkide ja unistuste peale. Ja kui mina küsin näiteks teie käest täna, et millele sina keskendud aastal 2025, kas sa üldse mõtled selliste asjade peale, näiteks nagu, kas sa tahad oma tervises midagi parandada, kas sa tahad rohkem aega, võib-olla tahad hoopis lisasissetulekut, kas sulle meeldib reisida, uued tutvused, tahad sa teha midagi, millel on väärtus, tundub, mul tuli siin üks paar fänni ka laulma kõrvale. Ja selleks, et võib-olla paremini endale neid luua, neid pilte ette, mille poole liikuda, siis mina tegelen hästi palju siukse visualiseerimispoolega, et ma panen need soovid, millest ma mõtlen, ma panen nad piltidesse ja näiteks iga hommik või ükskõik mis hetkel ma oma arvutiekraani avan, siis minul on alati nii-öelda see dream board on esimese asjana ees, mis siis annab mulle nagu siukse inspiratsiooni mõtlemaks, kuhu ma tahan minna, mida ma tahan teha, millise emotsiooniga ma oma päeva alustan, kui ma näiteks kodust teen tööd meie hobuse ranchost, tavaliselt ma panen taustaks veel mõnusa muusika mängima, mis annab siukse hea laengu, et ma usun, et hästi palju tegelikult sõltub sellest, milline on emotsioon meie sees, ükskõik mida me teeme, kõik hakkab emotsioonist peale. Ja üks küsimusi või vastuseid, mis te siin vasakul näete, on, kui ma inimeste käest küsin, et mida sa nagu ütleme, mille poole sa nagu tahaksid kõige rohkem liikuda, siis enamus inimesed ütlevad, et see on finantsvabadus. Ja kui ma küsin, et mis see finantsvabadus siis sinu jaoks on, siis reeglina jääb see väga siukseks umbmääraseks, et on kas see siis mingisugune X sissetuleku summa, on see siis näiteks, kelle jaoks on 2000 eurot, kelleks on 4000 eurot, siis ma arvan, et selleks, et olla ühel päeval finantsiliselt vaba, need numbrid peaksid olema oluliselt suuremad. Ja väga suur küsimus on selles, kas see tuleb läbi aktiivse töö või läbi passiivse töö. Ehk et siin on mõned punktid, mõelge enda jaoks, tehke fotosid täna võib-olla nendest mõnedest punktidest, tehke screenshot'e, kuidas kellelgi siis mugavam on. Kuidas meie otsemüüki jõudsime, oli see, et ühel hetkel ulatati kätte paar raamatut Rikas isa, vaene isa Robert Kiyosaki sarjast. Ma usun, et enamus inimesed te olete neid kuulnud, ja rahavoo kvadrant oli see, mis võib-olla avas minu silmasid rohkem sellele, et mis võimalusi tegelikult pakub see palgatöö, mis võimalusi pakub olles väikeettevõtja, nagu me olime oma hobusetalliga olnud, või kuidas on võimalik siis üles ehitada suurt äri ilma suuremaid riske omamata ja kuidas ühel päeval jõuda investeerimismaailma, kus siis tegelikult raha hakkab sinu kasuks nagu tööle. Ja kui sa vaatad väga paljusid maailma tuntud ettevõtjaid, kirjanikke, ma ütlen siis nii-öelda isikliku arengu valdkonnas raamatukirjutajaid, siis tegelikult väga paljud soovitavad, et otsemüük või võrgturundus on üks mooduseid, kuidas alustada oma businessiga täiesti riskivabalt, kus on olemas süsteem, reeglina toode, mentorlus ja sissetuleku võimalused. Kui nüüd aga minna sellesse, et mis siis eristab konkreetselt otsemüüki nii-öelda nendest skämmidest, sest siin on sükene teinekord see joon või see piir on väga süke õhkõrn. Aga käime läbi mõned punktid ja täna küsisin seda hommikul ChatGPT käest, tema ju teab peaaegu kõike. Ja kui võin öelda, et need punktid olid väga tegelikult süksed asjalikud. Aga enne kui me sinna lähme, inimeste üks müüte on see, et raha teenivad need, kes on tipus, need, kes on kõige peal. Kui me vaatame aga nüüd hoopis tava töömudelit, siis kuidas teile tundub, kes siin teenib kõige rohkem raha? Kas on see ettevõtte tegevjuht, on need mingid managerid, on need mingid supervisorid või on need siis nii-öelda tavatöötajad? Et kuidas tundub siukene süsteem? Kes siin raha teenib? Kas tänane see employee võib teenida näiteks aasta pärast rohkem raha kui manager või supervisor? Suure tõenäosusega mitte. Või võtame järgmise pildi. Need on lihtsalt sotsiaalmeediast leitud pildid, palgatöö nii-öelda siis reaalsus. No eriti julm pilt on see parempoolne siin, kus üks tõsine kotkas istub seal üleval. Ma loodan väga, et tavapalgatöö päris selline ei ole, kus siis ülemused ainult nõuavad, ootavad, eeldavad.
kuigi täna üks kõige suuremaid stressiallikaid inimestel tihtilugu ikkagi on see, et on sihuke töökeskkonnast tingitud pinged, stress ja kõik muu, sest kui sina hakkad tegema liiga häid tulemusi või sa oled liiga tubli, siis võib olla oht see, et sinu boss hakkab nägema sinus konkurenti ja ta tegelikult hakkab sulle kaikaid kodarasse viskama ja see tihtilugu peegeldabki seda parempoolset pilti, mis siin siis näha on nagu. Ehk et kui me võtame kokku, siis mis see püramiid tegelikult on, siis me võime öelda, et kogu elu on suht samasuguse süsteemi peal üles ehitatud. Vahet ei ole, kas me räägime palgatööst, kas me räägime toidupüramiidist, kas me räägime meie poliitikast või ükskõik millest, siis tegelikult tavaline palgatöö näeb täpselt samasugune välja, lihtsalt seal on see, et kui sa lähed kunagi nagu nii-öelda tööintervjuule, siis keegi ei räägi sulle konkreetselt, mis on positsioon sul, mis on su võimalused, kuidas see hierarhia on, kuidas rahade maksmine käib ja kes kelle kasuks siis või kuidas see töö tegemine käib, aga minu silmis näeb ta välja täpselt samasugune. Kui me räägime otsemüügist, siis ma pärast näitan väga konkreetselt, ma ei ole kunagi nii kujundlikult teinud veel ühtegi presentatsiooni ja ma küsin teie käest hiljem presentatsiooni lõpus, kuidas teile tundub, kes kui palju raha teenib ja kes selle lõpus täppi paneb selle inimesele, nagu ma ütlesin, teen ka tasuta kingituse. Lähme edasi. Lähme siis nende nii-öelda faktide juurde ehk põhitõdede juurde, mis siis eristab seadusliku otsemüügi või võrdluse ettevõtted püramiidskeemidest ja siin on väga konkreetsed parameetrid. Esiteks, kust tuleb sissetulek? Et kas sissetulek tuleb toodete müügist või liikmete ehk siis partnerite värbamisest? Seadusliku businessi puhul teenib peamiselt tulu toodete müügist siis nii-öelda klientide müügist, mitte uute partnerite liitumisest. Kui teenid peamiselt värbamise pealt, on see püramiidskeemi tunnus. Teine väga oluline punkt. Kas on vaja suurt alginvesteeringut ja kas sinu sissetulek sõltub investeeringu suurusest? Kui liitumine nõuab suuri kulutusi stardipakettidele ilma reaalsete toodeteta, on see samamoodi jällegi ohumärk. Ja ma olen väga tihti näinud ettevõtteid, kus on niimoodi inimesed investeerivad sisse, võib-olla miinimumkitid on seal 1000 eurot, siis on 3000, 5000, 25 000 eurot ja öeldakse, et mida rohkem investeerid, seda rohkem on sul võimalik teenida. Lubatakse ebareaalseid nii-öelda kasuminumbreid, 20% kuus rahatootlikkust. Kõik need siuksed asjad on tegelikult väga suured punased lipud nii-öelda. Järgmine fakt, kas toode on väärtuslik ja konkurentsivõimeline? Ehk kui toodet pole võimalik müüa väljaspoolt süsteemi või see on ülehinnatud, võib olla tegemist varjatud skeemiga samamoodi ja rõhutan igaks juhuks, need on konkreetselt siin ChatGPT poolt siis välja toodud. Ehk et sul on justkui mingi toode olemas, aga selle hind on nagu nii absurdselt suur, et tegelikult seda väljaspool nagu nii-öelda seda ärikontseptsiooni keegi teine tegelikult seda osta ei tahaks. Ehk tal siuke likviidsus või see nagu puudub, Kas sul lubatakse kindlat ja kiiret rikastumist? Nii-öelda seaduslik ettevõte ei garanteeri kiiret ja suurt kasumit. Kui keegi ütleb, et see on lihtne raha, siis ole skeptiline. Et väga huvitav sõnastus oli tal, Et ega seda easy money't kuskil ei ole, et siin on Eestis on ka käinud läbi ettevõtteid, kus enam-vähem pista lihtsalt hommikul arvuti seina ja raha tuleb sulle peab ainult arvuti seinas olema, et sa nagu mitte midagi tegema ei pea. Ehk need on kõik nagu siuksed märgid, mis viivad tegelikult nii-öelda lisaküsimusteni. Järgmine, kas on olemas reaalne kliendibaas ehk tarbijaskond ka väljaspool nii-öelda siis meeskonda või võrku ehk partnereid, Kui enamik ostudest tuleb partneritelt, mitte klientidelt, viitab see sellele, et tegemist võib olla püramiidskeemiga, et väga palju on nagu siukseid ettevõtteid, kus justkui on isegi tegelikult olemas väga korralikud kvaliteetsed tooted, aga ei ole olemas sellist asja nagu klient, vaid kõik need nii-öelda ettevõtte liikmed, kes on tegelikult partnerid ja siis ka see viitab ohule ja olen ka ise näinud, kuidas siukseid ettevõtteid on kinni pandud. Kas liikmed, partnerid saavad raha isegi ilma tooteid müümata? Ehk et sa ehitad ainult nagu võrgustikku on siin siis mõeldud, Kui ainus viis raha teenida on uute inimeste liitumise ja nende investeeringud ehk siis partnerpositsioonide müügi pealt, siis see on väga selge nii-öelda püramiidskeemi märk jällegi, et tasub hoida eemale. Kas sa saad raha teenida ka ainult tooteid müües, ehk siis see, et sa ei kaasa mitte ühtegi inimest oma ärisse, vaid sa oled ise ettevõtte esindaja ja sulle see toode meeldib ja sul on võimalik oma sõber või pereliige kliendiks registreerida ja kas sul on võimalik siis raha teenida? Kui jah, siis on kõik hästi, kui ei,
siis on see väga selge märk jällegi nii-öelda püramiidskeemile. Ehk et siin on välja toodud mõned väga konkreetsed näidud ja mida mina täna võin öelda oma siis 15-aastase otsemüügi kogemuse pealt, siis need ettevõtted on täna kindlasti jätkusuutlikumad, kellel on väga kvaliteetsed tooted, kus on reaalne tarbijaskond ja kui sul on reaalne tarbijaskond, siis sa läbi aja suudad oma kliendibaasi kasvatada ja läbi selle sulle tekib ka siis tegelikult passiivne tulu. Kes ei tea, siis Eestis on olemas selline nii-öelda siis organisatsioon nagu Eesti Otsemüügi Assotsiatsioon, mis siis kuulub nii-öelda kogu selle Baltikumi grupi alla, ja see näitab ära selle, et otsemüük on tegelikult väga turvaline keskkond nii klientidele kui partneritele nende ettevõtete puhul siis, kes on nii-öelda selle organisatsiooniga liitunud, sest ettevõtted, kes ei vasta nii-öelda reaalsetele otsemüügi tingimustele, ka kahjuks selle organisatsiooni või õnneks pigem võib öelda selle nii-öelda organisatsiooni liikmeteks ei saa. Mis siis meid ühel hetkel selle otsemüügi puhul nagu võlus, ennekõike oli see toode. Peale seda, kui mu oma naine ja laps said tervised korda, kellel olid pikalt probleemid, mu naine oli olnud üle 10 aasta päikseallergik, kroonised põiepõletikud. Tollel ajal siis noorim poeg oli meil sünnist saadik olnud astmaatik, allergik ja istus keskkõrvpõletikuga haiglas. Ja kui mulle öeldi, et sul on võimalik teha lihtne veretest, mis näitab ära, kuidas su toitumine mõjutab su tervist, ja sa saad väga konkreetsed toitumissoovitused, kuidas on võimalik siis läbi toitumise korrigeerimise ja üht-teist siis läbi kvaliteetsete toidulisandite juurde tarbides oma tervise korda saada, siis see oli minu jaoks see, mis pani nagu kõrvad selles mõttes nagu kuulama, sest me kõik teame seda, et me oleme see, mis me sööme, aga kui palju me reaalselt testime või vaatame seda, siis see mind siin nagu kõnetas. Ja peale selle, kui mu naine ja laps said tervise korda, siis minu huvi ja usaldusväärsus Sensino silmis tõusis väga, sest ma täna usun sellesse, et järjest rohkem inimesi tahab pöörata rohkem tähelepanu tervisele, sest on probleeme palju. Ja järjest rohkem inimesi tahab ka teada, et need toidulisandid, mida nad täna kasutavad, kas nad ka tegelikult töötavad. Ja kahjuks meie ettevõtte tänane 1,3 miljonit testi näitab seda, et 97% inimestest on kahjuks negatiivne tulemus ehk tooteid, mida müüakse, valdavalt ei anna efekti, mida lubatakse. Põhjused on väga lihtsad. Kas ei ole toodete koostised ei ole korralikud? Kas soovitatakse tooteid kasutada kõigil ühtemoodi? Vabandust, siin on nii palav. Soovitatakse kõigile tooteid kasutada ühtemoodi, vahet ei ole, kas sa kaalud seal 10 kilo, 60 kilo, 120 kilo, kas sa oled seal 10-aastane nii-öelda tütarlaps või sa oled 8 kuud rase naisterahvas, siis ei ole loogiline, et kõik võtavad ühe kapsli, saavad sama tulemuse. Ehk see on see, mille poolest Sensino nagu kõigist teistest ettevõtetest täna eristub ja Sensino annab siis täna inimesele tegelikult võimaluse ise otsustada, kas ta tahab olla tarbija või inimene tahab olla edasimüüja ja toote hind on praktiliselt sama. Seal on väiksed hinnavahed testide osas, aga põhimõtteliselt toote hind on sama. Ehk et Sensino annab sulle turvalise võimaluse hakata ehitamale lisasissetulekut siis ja täna on väga palju tegelikult suuri ülemaailmseid ettevõtteid, kes pakuvad siis samamoodi nii-öelda oma platvormide kaudu võimalust sulle ehitada üles omale siis lisasissetulek, kas siis hobina, kas siis ärina. Näiteks mul on endal palju inimesi tuttavaid, kes tegelevad Boltiga, olen kuulnud inimesi, kes on Amazonis müünud oma kaupasid, teeninud meeletult suuri rahasid ja on väga palju inimesi, kes on ehitanud üles oma rendiärid, siis kas läbi Bookingu või Airbnb ja Airbnb teenust oleme ka tänaseks ise kasutanud üle 6 aasta ja eelmisel aastal valmisid veel 3 palkmaja, mida siis samamoodi välja rendime. Ehk et sa ei pea alati leiutama seda jalgratast ise, kui sa leiad kontseptsiooni, mis läheb kokku sinu väärtuste ja sinu nii-öelda siis soovidega. Kui me vaatame seda testi teaduspõhist toitumist, siis tegelikult on see maailmas väga kiirelt kasvav trend, sest toidulisandite äri üldiselt on väga suur äri. Ja kui me vaatame 2023. aasta numbreid, siis toidulisandite turg oli $167 miljardit. Prognoosid on see, et see kasvab järgmise 3-4 aastaga ligi $240 miljardi, sest enamus teadlikud inimesed kasutavad juba mingit toidulisandit ja ka Maailma Terviseorganisatsioon ütleb, et üle 6 miljardi inimese on OMEQ 3 suures defitsiidis, sest sellest algab tegelikult peale meie raku tervis, et kui see on nii-öelda tasakaalust väljas, siis ka kõik muu kahjuks sellist efekti ei anna, nagu võiks ja peaks andma.
mis aga näitab meie 1,3 miljonit testi, nagu ma korra ütlesin, näitab, et 97% inimesi on defitsiidis. Olen ise teinud teste inimestele, kes pole elu sees OMEQ3 kasutanud, kes on võib-olla OMEQ3 kasutanud seal aasta, 3, 5, isegi 25 aastat igapäevaselt ja kahjuks samamoodi 97%. Minu puhul ma võin öelda, see tulemus on kehvem olnud. Me oleme täna kindlasti naisega teinud kokku üle 1500 veretesti isiklikult ja ainult 6 inimesel oli ideaalne test. Seevastu, kui me vaatame Zinzino teste, siis 95% inimesi, kes on teinud pärast esimest verevahetuse tsüklit kordustesti, on saavutanud ideaalse testi 3-1 või selle lähedale. Ehk see tähendab seda, et Zinzino kontseptsioon, mis on testi ja teaduspõhine, on efektiivne, see on tõhus ja see töötab. Ja nii ka näiteks minu naise puhul, tema esimene test oli sisult 21 ja viimase testi, mis me tegime sama päeva hommikul, kui meil sündis 3. poeg, naise test oli ideaalne 1,81. Ehk need on tooted, mis päriselt töötavad ja tänu sellele ka ettevõte on globaalselt laienenud kiiremini kui kunagi varem. Kui meie alustasime, Zinzinoga oli avatud 7 riiki, täna on võimalik tooteid müüa või meeskondasid äri ehitada 20 aasta järel juba 100 riigis. Meil on täna endal meeskonnad üle maailma, nii Euroopas kui Aasias, Ameerikas ja nii edasi. Ja siin paremal poolel on näha siis tegelikult, kui palju on ettevõttel siis erinevaid kontoreid. Ettevõttel on üle 20 logistikakeskuse, kus tarnitakse tooteid, müügidirektoreid üle maailma ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja peale seda, kui mu naine sai tervised korda ja räägiti ettevõtte visioonist ja sellest, et nad lähevad Nasdaq börsile, siis tegelikult mina hakkasin 2013 aastal Zinzino aktsiaid ostma, investeerima. Siin on näha, kuidas aktsia on kasvanud läbi aja. Ma mäletan, kui meie esimest korda või õigemini, kui mina nägin esimest korda ettevõtte aktsia hinda, oli see 1,8 Rootsi sekki ja mina hakkasin ostma 6,5 peal, siis täna on aktsia 150 peal. Ja mul oli aastaid tagasi kohtumine ühe Itaalia mehega, kes tegi Eestis ülikoolis siis oma doktoritööd ja ta ei tulnud toona ei kliendiks ega ei tulnud partneriks. Me kohtusime, läks aastaid äkki 2 mööda, ta helistas mulle uuesti, ütles Fredi, kuule, ma olen jälle otsapidi Eestis, et lähme välja, ma teen sulle õlle välja, täpselt nii ütleski. Läksime siis õlut jooma ja ma küsisin ta käest siis, et mille puhul sa mulle siis täna välja teed. Ja ta ütles niimoodi, et Fredi, peale meie kohtumist ma läksin uurima selle ettevõtte tausta, selle ettevõtte visiooni, selle ettevõtte omanik, ehk ta lõi selle ettevõtte pulkadeks laiali. Ja ta ütles mulle niimoodi, et ma võtsin kõikidest muudest fondidest oma investeeringud välja ja ma ostsin 34 000 euro eest aktsiaid ja tollel hetkel aktsia oli 17 sekki üks aktsia. Ja hiljuti ma tegin kalkulatsiooni, see mees on oma 34 000 euro, ma tean, et tal on siiamaani aktsiad alles, sest hiljuti alles küsis mu käest, kui aktsia hakkas nüüd meeletult kasvama, mida teha, kas müüa või hoida. Mina ütlesin, mina hoian, on ka tema hoidnud, ehk ta on teinud oma aktsiaga sisuliselt siis 10-kordse X-i, ehk ta aktsia on täna väärt üle 300 000 või pluss-miinus 300 000 euro kandis. Ehk et otsemüük võib olla väga meeldiv hobi, müües natukene tooteid, kasutades tooteid. Otsemüük võib olla ka 1 000 000 euro business, kui sa ehitad ülemaailmset kliendibaasi või kui sa otsustad investeerida aktsiatesse. Sest kui me mõtleme 10 aastat siit edasi, mis on ettevõtte tänaseks teinud, kuhu ta liigub, teil on kõigil endal võimalik minna ettevõtte kodulehele, vaadata absoluutselt kogu info on avalik, kõik, kes on ettevõtte tegevjuht, omanikud, aktsionärid, ettevõtte juhtkond, no kõik on pulkadeni lahti toodud, kõik majandusaasta aruanded ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ehk see on see, mis mind nagu selle ettevõtte puhul köidab, et ei ole see, et ma ei pea rääkima või kutsuma oma sõpru kuidagi salapäraselt kohtuma. Tead, mul on sul üks äge teema, et mina olen otsustanud tänaseks rääkida otsemüügist suure au ja uhkusega. Ma ei pea mitte midagi kartma, sest ma tean, et tooted on siuksed, mida kõigil on vaja. Ma tean, et inimestel on võimalik teenida raha, kes on valmis selle nimel pingutama. Ja see võib-olla ongi üks neid asju, miks enamus inimesed on otsemüügis nagu pettunud, on see, et nad on tulnud siia justkui mingisuguse ootusega või lootusega midagi saavutada, aga kas on siis, nad ei ole ise pingutanud piisavalt, kas neil ongi valed ootused olnud või nad ei ole teadnud, mida teha. Siis mis mulle meeldib, on see, et Zinzino kontseptsiooni on võimalik hoida väga lihtsana, nii toote poolest kui äri poolest. Ja ma näitan mõned lihtsad sammud, kuidas on võimalik Zinzinos äri alustada ja saavutada edu ja tegelikult selleks on 4 lihtsat sammu.
Esimene samm on see, et me saame partnerina valida endale ühe kiti, millega me saame siis endale tooteid, et saada enda tootekogemus enda pere pealt. Seal on erinevad optsionid, on inimesi, kes võtavadki siukse health protokolli, pigem on see siuke pakett, kus inimene päris täpselt ei tea, et kas ta tahab teha business'it, tahab teha hobi, aga ta tahaks ennast ja võib-olla elukaaslast testida. Ja seal on 3 põhitoodet. Või see on ultimate partner kitid, mis on kõige populaarsemad, sest selle kogu kontseptsiooni alus on ikkagi testipõhine nii-öelda kontseptsioon, et sul on lihtsam toodet müüa, kui sa oled teinud enda perele testid, näha esimesed kordustestid ja nii edasi. Ja on ka inimesed, kes on keskendunud nii ilutoodetele kui ka tervisetoodete müügile, ehk et on võimalik ka siis selliseid kitte kombineerida. Kõige populaarsem kitt on Ultimate Partner Kit ja mille pärast? Sellepärast, et kui partner teeb aastaga 25 tootemüüki ja tal on partnerina Autoship peal ehk Autoshipiga tuleb tal endal 1 toode kuus. Ta saab sellega GoCore äpi, kus on siis tuhandeid tunde audio-videokoolitusi ja iga 4. kuu tuleb tal tasuta test ja kogu selle partneri Autoshipi saab partner tasuta, kui tal on 4-10 klienti, kes tellivad tooteid. Ja kui nüüd partner aastaga tegi 25 kliendi toote müüki, kliendi kitid algavad 32 eurost, siis 13. kuul partnerile makstakse ka kogu tema investeeritud summa tagasi. Ehk et esimene samm, inimene teeb otsuse, võtab endale tooted, teiseks on paneb endale Autoshipi peale, kolmandaks on see, et kui inimene hakkab müüki tegema, ehk ta hakkab ehitama oma kliendi baasi, siis siin on võimalik näha, kuidas partneri komisjonid tõusevad siis 10% pealt kuni siis 30%-ni, sõltuvalt sellest, palju tal siis tootetarbijaid on ja alates 25 tootest tekib siis ka 100 eurot passiivne tulu juba kuus ja kui on inimene jõudnud 100 tooteni, ta teenib selle pealt iga uue kliendi müügi pealt 30% pluss siis keskeltläbi boonustega üle 1000 euro. Kui nüüd inimene teeb ära 200 klienti ja tema põhifookus ongi müüa tooteid, siis inimesel on võimalik kvalifitseerida ettevõtte boonusreisile tasuta, nii nagu meil eile sai ettevõtte boonusreis läbi ja sellel aastal oli reisil siis üle 600 inimese kõikjalt maailmast, väga erinevad inimesed, väga noori inimesi, vanemaid inimesi, sportlikke inimesi, kõvasti ülekaalus inimesi, igasugused inimesi, et siin ei ole nagu sihukest nagu ütleme reeglid, selget mustrit nagu, et milline inimene edukas, siin on üksikuid koduperenaisi, siin on üksikemasid, väga edukaid ettevõtjaid, ühesõnaga väga-väga kirju seltskond. Iga inimene saab valida täpselt sihukese tempo, nagu talle meeldib, aga on võimalik pääseda ka reisile ainult tootemüüki tehes. Kui nüüd aga inimene on sihuke, kellel meeldib meeskonnatöö, kellel on ambitsioonid suuremad, siis on võimalik ehitada ka meeskondasid ja läbi meeskonnatöö on võimalik jõuda siis oluliselt suuremate sissetulekuteni. Ja asi, mida me kopeerime, on nii-öelda siis 2+10, ehk see tähendab seda, et kui alustav partner teeb 2 kuu jooksul 2 partnerit, ehk ta kaasab oma meeskonda samamoodi 2 partnerit selle 1100 eurose kitiga ja ta teeb 10 tootemüüki. Vahet ei ole, kas siis teie kliendid ostavad D-vitamiini, ostavad kollageeni, mis on täielik hitt või siis balance õli koos testidega, soolestiku, kaalulanged, ilutooteid saab iga inimene valida nii, nagu ta ise soovib. Siis minu küsimus täna teile on see, et kas see 2+10 tundub teile teostatav 2 kuu jooksul? Teha 2 partnerit ja 10 tootemüüki. Koos siis inimesega, kes on teid täna siia kõnesse kaasanud. Kui teile tundub see teostatav, siis te teete selle ära. Kui teile tundub see raske, nii nagu on Henry Ford ütlenud, kui sa usud, et sa saad hakkama ja kui sa ei usu, et sa saad hakkama, siis sa ei saa ka. Aga kui sa usud endasse ja selle ära teed, oled sa teeninud esimest 800 eurot. Järgmine samm on see, et kui sa ise tegid ära selle, aita oma A-l ja B-l põhimõtteliselt teha sama asi. Aita oma partneritel teha nende esimesed 4-10 klienti ja aita neil kaasata 2 partnerit. Ja kui sa teed selle ära 4 kuu jooksul, oled sa teeninud esimesed 2500 eurot. Kui sa teed selle ära kiirema aja jooksul, nii nagu meil pojal üks äge noormees koos oma kaasaga tegid ära selle sama, mis sa siin ülemise pildi peal näed, kõigest 1,5 kuuga, siis nad teenisid 3200 eurot. Ehk et siin on kõik sõltub sinu enda tempost, sinu enda plaanidest ja sinu enda nii-öelda ambitsioonidest. Ja seda 2+10 nimetatakse sihukeseks tasemeks nagu silver. Ja kogu selle äri või selle dubleerimise mõte ongi see, et aidata võimalikult paljudel inimestel teha ära see silver tase. Ehk see on sihuke esimene tase, kus sa tegelikult näed esimesed rahad, sa saad aru, kuidas süsteem toimib, kuidas sa seda raha välja kanda ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Kui sa nüüd aitad 4 tiimiliikmel teha silveri, jõuad sa executive'iks ja teenid stabiilselt 800 eurot kuus, kui sul tuleb executive käive täis. Kui sa oled ise sinna jõudnud, aita 4 inimesel teha executive
ja jõuad sa ise teemant tasemele. Ja vot siin sai algul minu usk otsa, et on võimalik teenida 4000 eurot, kui mulle aastal 2011 siin Siinot räägiti. Need inimesed, kes mulle rääkisid, olid teinud selleks hetkeks äri väga vähe aega ja neil ei olnud tulemusi. Ja ma ütlesin neile, kui te ühel päeval tulete juurde tagasi ja te mulle päriselt näitate mustvalgelt, et teenite 4000 eurot, siis olen ka mina valmis seda proovima. Ja 2011 aasta oktoobris ma võtsin ohjad kätte, hakkasin tegutsema. Mul läks aega omal 8 kuud, et jõuda teemant tasemele. Täna mul on meeskonnas üle 40 imelise inimese, kes on jõudnud teemanti kuni Royal Crown'i tasemele. Üle 40 inimese. On inimesi, kes on teinud selle ära 2 kuuga. Kui siin on täna inimesi, kes kuuleb seda Zinzino, või mitte Zinzino, üldse seda webinari nagu esimest korda ja kui teil tekib nagu ambitsioonikus ise seda samamoodi teha, siis võtke julgelt ühendust selle inimesega, kes teid kutsus, võtke ühendust minuga ja hea meelega näitab kõike detailsemalt, sest tänane eesmärk ei ole näidata detailselt, kuidas Zinzino töötab, vaid üldiselt rääkida, mis asi see otsemüük on. Ettevõttes on tänaseks, mul on juba lugemine sassi läinud, aga ma pakun 10 inimese, kes on teinud ära president taseme või kõrgema, on inimesi, kes teenib täna 100 000 kuni $500 000 iga kuu. Loomulikult mina täna sinna veel jõudnud ei ole, aga plaan on sinnapoole step by step liikuda. Leedust on näiteks 2 presidenti ja see on võib-olla selline kõige parem näide, et on võimalik ka Baltikumist välja murda väga suurte tulemusteni, et meie siis oma naisega oleme tänaseks ära teinud Royal Crown'i taseme. Nüüd on siin palju erinevaid inimesi, kes kuuleb võib-olla seda Zinzinot, kes esimest korda, kes teist korda, kes kolmandat korda. Aga kuidas me seda infot nüüd omaks võtame, sõltub sellele, milline on meie nii-öelda mindset ehk mõtteviis. On inimesi, kes mõtleb, päris huvitav. On inimesi, kes mõtleb, et ma olen valmis toodet proovima, aga enne ei räägi kellele, kui ma saan endale hea tootekogemuse. On inimesi, kes mõtlevad, ja hakkavad oma mingit süsteemi leiutama. On inimesi, kes on valmis alati nagu usaldama sisetunnet ja on sellised distsipliiniga inimesed ja on teinud oma researchi ära ja ütlevad, et Fredi, ütle mulle täpselt, mida ma pean tegema näiteks, et teenida seal 800 eurot kuus, mida ma pean teenima, et ma teeniksin seal 1500 eurot kuus või mida ma pean teenima, et teenida 10 000 eurot kuus, sest sa oled selle ära teinud ja ma usaldan sind ja ütleb, ma teen täpselt samamoodi. Ehk on siis sellised inimesed. Või siis on inimesed, kes tulevad ja on nagu uinuvad kaunitarid, aeg-ajalt kasutavad toodet, aga kes teab, äkki ühel päeval ärkavad isegi nemad üles. Või siis on need inimesed, kes on juba äris olnud võib-olla, ma ei tea, aasta aega või 5 aastat või siis on see, et sa kuuled Zinzinost täna 10. korda ja mõtled, et miks ma juba varem ei hakanud peale. Siis see, mis on minevik, seda me muuta ei saa, me saame mõelda ainult selle peale, mis võimalused on meil tänases päevas ja homses päevas. Või siis on need inimesed, kes lihtsalt lähevad ja teevad samamoodi töö ära, et neil on siis selline distsipliin olemas. Ja on ka inimesi, kes ütlevad, et see ei ole mulle ja ka see on täiesti fine. Ja kindlasti on sellised inimesi, kes saavad aru, et inimeste tervised on korrast ära, inimesi on vaja aidata, ehk nii nagu see test näitab, kas sul on põletikku või ei ole põletikku. Eks sa lihtsalt keskendud sellele, et aidata rohkem inimesi parema terviseni. Ja need inimesed, kes armastavad kõike, neile meeldib tootekontseptsioon, neile meeldib suhelda, neil on palju sõpru, nad ei karda networki ja nad lihtsalt tegutsevad ja hakkavad liikuma edasi. Ehk kui me nüüd mõtleme, et kes siis tegelikult kõige rohkem raha teenivad, siis joonistaks selle sama erinevate isiksustena lahti ja siit tuleb ka nüüd varsti minu küsimus teile, püüdke nüüd kuulata tähelepanelikult. On siis see esimene inimene, kes mõtleb ja hakkab leiutama oma süsteemi ja ta suudabki ärisse tuua ühe inimese, kes nagu kuulab, kes saab aru ja teeb omaga esimesed siis 2 partnerit ära ja teeb oma esimesed seal võib-olla ka 4 klienti ära ja siis jääb ootama, et need inimesed hakkavad tööle. Aga mingil hetkel ta näeb, et kuigi tema esimese 2 kuuga oli tubli, sealt mingit jätku ei tulnud ja ta kaasab veel ühe partneri, kes on selline inimene, kes sai toote potentsiaalist aru ja hakkab rääkima sellest tootest väga paljudele inimestele ja õige pea jõuab 100 kliendini. Meil on meeskonnas siiamaani rekord selline, et üks inimene tegi ära isiklikult 200 klienti alla 2 kuu. Lihtsalt rääkis tootest, tahtis teisi inimesi aidata. Ehk igal inimesel on võimalik keskenduda sellele, mis talle meeldib. Aga ütleme näiteks inimene tegi ära 100 klienti.
Nüüd on niimoodi, et ta kaasas meeskonda ühe partneri, seesama, kes 100 klienti tegi, või siis näiteks keegi tema klientidest hoopis otsustas tulla partneriks, kellel on nii hea tootekogemus ja see inimene hakkab nüüd ehitama nii oma kliendibaasi, kui siis hakkab ehitama ka oma meeskonda ja ta jõuab suht kiiresti 25 kliendi müügini. Ja ta toob meeskonda ühe samasuguse üdini positiivse inimese ja ühe sihukese inimese, kes on valmis kõike tegema, peaasi, et saavutada edu. Ja need inimesed ehitavad ja ehitavad, kliendibaasid neil kasvavad ja ühel hetkel see mees, kes ütles, et räägi mulle, mis ma tegema pean, et teenida näiteks 1500 eurot, ehitab omale kõigepealt 500 pealise kliendibaasi, seejärel liigub edasi 1000 kliendini. Ja siin on näha sihuke kolmik. Ehk need on 3 inimest näiteks, kes võtsid fookuse, et teha Zinzinot professionaalselt ja hakkasid ehitama äri. Siin on näha nüüd erinevad inimesed, et kellel on seal siis 4 toodet, siin on mõeldud klienti selle all, et kellel on siis 100 ja ütleme, et seesama nii-öelda, kes tulekahju kustutaja oli, ehk siis see nii-öelda tervise toodete supermüüja jõudis näiteks 200 kliendini. Siis minu küsimus nüüd sulle on see, et kes nendest inimestest teenib kõige rohkem? Kas see inimene, kes seal hakkas mingit oma süsteemi susserdama, oli äris kõigepealt, siis see, kes oli sihuke mõtlik inimene või hoopis keegi teine? Et ma annan paar minutit, mõelge rahulikult läbi, kuidas teile tundub, kes võiks siin antud hetkel teenida kõige rohkem raha ja kes ka kõige vähem raha. Ja need, kes panevad täppi selle, kes teenib kõige vähem ja kõige rohkem, siis nende vahel ma teen erinevad toodete loosi ja see, kes paneb kõige rohkem täppi siis nii-öelda raha teenimise poolest, siis sellele inimesele ma teen ka selle sama Zinzino testi näiteks kingituseks, vahet ei ole, kus maailma otsast elate. Aga palun pange siia chati kirja, kuidas teile tundub, et kuidas see järjekord võiks olla. Ehk et siis kes teenib kõige vähem raha ja kes teenib teie arvates kõige rohkem raha. Kas kõige rohkem teenib see, kes oli äris kõige varem, ehk esimene, teine, kolmas või hoopis keegi teine teenib siin raha. Mis on teie arvamus? Nii on näha, et mingid kommentaarid tulevad juba. Väga hea. Annan veel natukene aega. Ja rõhutame siis, et sellel 6. inimesel on tänaseks 1000 klienti kokku. Ütleme, tal on umbes 500 klienti ühel poolel meeskonnaga, 500 teisel pool. Number 7 on 500 klienti ja ka number 5, kuna need inimesed jagunevad tema 2 meeskonna peale, siis temal on tegelikult täna kokku 1500 klienti 2 meeskonna peale. Ehk et kes siis teenib 1. kuni 7 kõige rohkem raha ja kes teenib siis kõige vähem raha. Siin tulevad nüüd vastused. Ma pärast vaatan teie vastused üle siin. Kõige vähem raha teenivad täna see, kes oli äris kõige esimesena ja 3. Sest nad pole isegi kumbki ühtegi klienti teinud. Ja kuigi see number 1 ühe inimese tõi ärisse, siis kuna tal teist meeskonda pole, siis ta meeskonna käibe pealt kahjuks ühtegi kopikat ega eurosenti ei teeni ja kuna tal ka kliente pole tehtud, ei teenida ka klientide pealt. Ehk kõige vähem raha teenivad siis 1. ja 3. Järgmisena teenib raha number 2 ehk 600 eurot ja ta teenib see 600 eurot sellisel tingimusel, kui ta tegi selle sama, kui te mäletate, see 4 klienti ära ja 2 partnerit esimese siis laias laastus 2 kuu jooksul, siis see inimene võis oma erinevate boonustega teenida umbes 600 eurot. Ehk siis number 2 teenib siis nii-öelda vähemuse poolest järgmisena. 3. ehk siis number 7, kuna temal on ilusti 500 klienti 2 meeskonna peale tasakaalus, siis see inimene suure tõenäosusega selleks hetkeks on umbes executive taseme peal ja teenib 800 eurot ehk kordades rohkem kui tema ees olnud esimesed inimesed seal. Järgmiseks circa 1500 eurot teenib siis see inimene, kes on teinud 200 klienti ära, ehk inimene, kes on super hea tootemüüja ja umbes 1500 eurot teenib ka 6. partner, ehk siis see, kes oli valmis minema missioonile ja kes on teinud siis meeskonna peale kokku umbes 1000 klienti. Tavaliselt selle 1000 kliendiga on partner umbes siis plaatium taseme peal. Ja kõige rohkem raha antud olukorras teenib siis 5. partner selles reas, sest tal on tänaseks ära tehtud isiklikult 25 klienti, ta on saanud oma alginvesteeringu tagasi, ta teenib kõikide tellimuste pealt topelt sissetulekuid, pluss kuna tal on meeskonnad kõige paremini tasakaalus,
ehk 1000 klienti ühel pool, 500 klienti teisel pool, siis see inimene selleks hetkeks on ära teinud suure tõenäosusega juba teemant taseme ja ta teenib 4000 eurot kuus. Miks ma lõin siukse kujundliku pildi, on puhtalt sellepärast, et saaks aru, et iga partner on iseseisev partner, vähemalt siin Siino ettevõttes. Ma ei tea, kuidas on see teistes ettevõtetes. Ja siin on niimoodi, et raha ikkagi teenib ainult see inimene, kes teeb tööd. Näiteks nagu see number 4 on, kuigi tal teist meeskonda ei ole, on tal isiklikult 200 tootetarbijat ja ta teenib ka selle pealt seal pluss-miinus 1500 eurot kuus koos erinevate boonustega, mis on igale inimesele täna väga suurepärane lisasissetulek. Aga see kuldne trio võttis asja käsile, hakkasid koos ehitama, nii nagu mina omal ajal 2 noormehega ja me kõik põrutasime teemantiteks mõne kuuga, kui me hakkasime kõvasti tööd tegema. Ja pärast siis vaatame, mis need vastused siin olid. Ma ei hakka praegu siit välja hüppama. Ehk et siis raha teenib see, kes tegelikult teeb tööd. Kuidas tööd teha, seda tempot saab igaüks valida, seda strateegiat saab igaüks ise valida. Meil on täna inimesi, kes teevad kohtumisi üks ühele. Meil on täna väga palju ägedaid toitumisterapeute, holistilisi nahaterapeute, kes teevad online koolitusi, kes teevad ettevõtetele, töötajatele koolitusi. Meil on arste, meil on tervendajaid, väga lai seltskond. Ja iga neljapäev me teeme siis ka Gilgi Ranchos toodete äritutvustuse ja järgmisel neljapäeval samamoodi kell 7. Kõik inimesed on oodatud, kes tahavad tulla sellest siis osa saama Gilgi Ranchosse. Samamoodi teeme online'is, nii nagu tegelikult täna, ehk et teha siin Siinot või otsemüüki. Sul ei ole vaja tegelikult mitte midagi muud kui tahtmist. Sul on vaja arvutit või telefoni ja internetti ja sa võid ehitada täna siin Siino äri tegelikult üle maailma 100 riigis. Ja kui nüüd mõelda ja seda kogu infot nagu püüda kokku võtta, siis mis on selle palgatöö nagu võimalused on see, et see on nagu selles mõttes turvaline keskkond, et sul on konkreetne tööaeg, kus sa teed oma tunnid ära. Küsimus on lihtsalt selles, et kas sa oled ise motiveeritud 40 tundi nädalas panustama 50 aastat või sõltuvalt, kui palju kellelgi pensionini jäänud. Ja su sissetulek sisuliselt püsib sama, et su sissetulek ei saa väga palju eksponentsiaalselt nagu kasvada. Et kas see on sinu jaoks motiveeriv, kui on, pane edasi, sest sul on garanteeritud sissetulek. Või siis teine on see, et sa hakkad panustama aega rohkem, su sissetulek ei ole algul kohe väga suur, sest sul ei ole meeskonda veel täna. Aga kui sa hakkad oma meeskonda ja kliendibaasi ehitama, nagu me äsja vaatasime, siis mis me nägime, et mida rohkem aega sa investeerid, seda rohkem raha sa hakkad investeerima. Ja sa teenid raha sellepärast, et sul hakkab meeskonnaga su kliendi baas kasvama ja kui su kliendi baas kasvab piisavalt suureks, siis läbi selle tekib sulle passiivne sissetulek ja sa võidki saavutada finantsilise vabaduse. Nüüd küsimus ongi, et mis on sinu eesmärk. Kui nüüd kellelgi tekib siin konkreetne soov saada aru, et kuidas teenida näiteks passiivset tulu, me ei räägi enam aktiivsest tulust seal 800 eurot, 4000 eurot või 10 000 eurot, võtke julgelt ühendust kas minuga otse või siis veel parem selle inimesega, kes teid kutsus täna seda webinari kuulama või juhul, kui keegi vaatab hiljem seda webinari salvestust mul YouTube'ist, samamoodi kui tekib huvi otsemüügi võrgteenuse kohta, samamoodi võtke julgelt ühendust. Ma arvan, et igal inimene leiab mind ülesse, igal pool esinen oma nimega, ei ole vaja midagi varjata ega karta ega peitu pugeda. Ehk et siis, mis on minu soovitused täna? Kui sa soovid muutust oma ellu, siis punkt 1, tee otsus, mida sa muuta soovid. Teiseks, tea oma eesmärke, see on kõige alus. Kolmandaks, hakka tegutsema. Tihtilugu on nagu see, et otsus tehakse ära, et ma ostan omal need tooted ära, just kui mingid eesmärgid on, need eesmärgid on võib-olla liiga siuksed kaootilised, nad ei ole konkreetsed, et ma tahaks teenida rohkem raha. Mis see rohkem raha tähendab? Kui palju rohkem raha? Kas ma tahan näiteks teenida seesama esimene 2500 eurot näiteks 4 kuuga? See on väga konkreetne eesmärk. Ja kui sul on see eesmärk olemas, hakkame tegutsema ja me aitame sul selle saavutada. Ole järjepidev. Otsemüük ei ole kindlasti see business, kus sa tuled ja 2-3 kuud proovid ja vaatad, mul ei tulnud midagi välja. Minul ka 5 kuuga ei tulnud algul midagi välja. Tänaseks ma olen olnud siin Siinos 13-14 aastat ja see on olnud kõige elumuutvam aeg üldse. Mitte finantside mõttes ainult, vaid ennekõike mindseti mõttes, sest kui su mindset muutub, sest sa hakkad tegelema pidevalt enese arenguga, kui sa tahad muutuda, sest miks enamus inimesed on kuskil elus kinni jäänud, on see, et nende mindset on kinni jäänud ja nad on oma mugavustsooni kinni jäänud. Seni kaua, kuni me istume mugavustsoonis, meil elus kasvu ei tule. Selleks, et kasvada, me peame hakkama tegema seda, mida me suure tõenäosusega pole kunagi varem teinud. Ja kindlasti, et meil oleksid õiged mentorid.
kui meil mentorid kõrval ei ole, siis me tiksumegi lihtsalt oma aega kuidagi ja väga raske on seda muutust teha, sest selgelt täna on näha see, et aeg jookseb kiiremini kui kunagi varem. Elu on täna mõnes mõttes pöörasem kui kunagi varem. Ma usun, te ise näete seda, et mida varem võtta vastutus enda kätte, oma elu, oma finantsid, oma tuleviku osas, seda parem ja turvalisem teil on, uskuge mind. Ja minu soovitus kõigile on see, alusta enne, kui sa oled valmis. Ma olen kõik oma elu kõige suuremad projektid alustanud niimoodi, et mul polnud õrna aimu ka, mis see maksma läheb, kaua see aega võtab, kuidas ma hakkama saan. Ja ma ei räägi praegu Cinzinost, Cinzino on selle kõrval väga lihtne. Ma räägin Eesti ühte suurimat hobushotelli kompleksi hakates ehitama. 4 aastat tagasi, vabandust, 3,5 aastat tagasi, kui ma hakkasin ehitama, nüüd siis juba, 4 aastat tagasi, väga kihvti palkmajade kontseptsiooni Gilgi Ranchot, võite minna vaatama, kes tahab, gilgirancho.ee. Ja tänud Cinzinole on mul õnnestunud see Gilgi Rancho üles ehitada, see palkmajade kontseptsioon siis tegelikult laenuvabalt. Ehk ma võin öelda, et Cinzino on tänu meie suurepärasele meeskonnale, siin on mul suur kummardus kogu meie meeskonna liikmete ees, kellega me oleme koos seda rada käinud. Väga palju on inimesi, kes on saanud tervist korda, väga palju inimesi, kes on saanud oma finantsid korda, aga fakt on see, et kõige põnevam aeg on alles ees. Ja miks Cinzino? Sest igaüks saab seda teha. Igaüks saab kasutada toodet, igaüks saab rääkida toodetest. Olgu see siis tema jaoks hobi, olgu see siis kliendile võimalus oma toode tasuta saada, kui ta soovitab seda teistele. Ja iga inimene saab kutsuda rohkem inimesi kuulama lisainfot, kui me räägime koostöö mõttest. Ehk et Cinzino on täna siuke äri, mida sa saad ehitada kodust lahkumata. Ta on väga unikaalne kontseptsioon, ettevõte, millel on väga suur visioon. Ja ma usun, et meil on kõigil võimalik üles ehitada sellega väga suur globaalne äri, ehk see võibki olla inimeste jaoks on otses mõttes, kas meeldib hobi või miljon-eurone ärivõimalus. Kui kellelgi tekkis veel vahepeal mingeid küsimusi, pange julgelt siia alla kirja, aga nüüd ma vaatan, mis olid need küsimused, mis meile tulid siin siis vahepeal sisse. Ma panen ekraani jagamise kinni ja küsimused tulid. Keegi ütleb, et ei näe slaide. Tundub, et teised ikkagi nägid õnneks. Järelikult oli siis võib-olla seade midagi telefonis või kuskil vale. 4 teenib kõige rohkem, 3 kõige vähem. Vaatan korra selle pildi üle. Seda pakkus siis meil Sander. Ei ole kahjuks õige. See on küll õige, et 1 ja 3 teenivad kõige vähem, aga 4 ei teeni kõige vähem. Nii, Anette on pakkunud õigesti. 5 kõige rohkem, 1 kõige vähem. Anette tubli, nii, sina oled pannud õigesti. Nii, Sander on pannud täpselt sama vastuse. Andre on pannud täpselt sama vastuse. Svea on pannud täpselt sama vastuse. Kreten on pannud ka sama vastuse. Ütleme niimoodi, et selles mõttes, ütleme niimoodi, et kõik need, ma teen omale screenshoti, et kõik need inimesed, kes panid nagu nii-öelda õigesti siin selle 1 ja 5, et nende inimestega ma võtan siis pärast ühendust ja käime läbi siis selle nii-öelda selle auhinna poole. Nagu näha, siin on hakanud vahepeal minema pimedaks. Kui täna rohkem küsimusi rahval ei ole, siis sellega ma tõmbaksin selle jutu kokku. Ma loodan, et te saite natukene teistsugust nägemust, mis asi see otsemüük tegelikult on või võrkturundus tegelikult on. Minu suur nagu siuke visioon või soov on see, et heas mõttes muuta otsemüügi populaarsust või arusaamist, et see ei ole mingi siukene asi, mida sa pead kartma või kuskil kodus vaikselt teki all tegema või kutsuma inimesi kuidagi väga siukse nagu segastel asjaoludel kohtumisele, vaid olge inimeste vastu ausad, jagage lihtsalt oma kogemust ja uskuge mind, te võite üllatuda, kui te olete valmis panustama siia oma aega 5, 10 või 15 aastat, siis teil on võimalik punkt 1 kindlasti saada hea tervis ja miks mitte olla ühel päeval finantsiliselt vaba. Suured tänud kõigile, võitjatega võtan ühendust ja peatsete kohtumisteni ja kui kellelgi tekkis lisaküsimusi või sooviksite teha eraldi
Zoomi kõnet või saada kokku, siis alates neljapäevast olen ma Eestis tagasi. Enne seda siis homme-ülehomme olen ma Zoomi teel kättesaadav ja kolmapäeval päev otsa lendan siis tagasi Taist Eestisse, et siis Eestis panna juba koos suurepärase tiimiga edasi tööd kõikjal maailmas. Veel kord, ilus päeva jätku kõigile ja järgmiste kohtumisteni. Kõike head nägemist.